Elu seab meile väga sageli ülesandeid ja õppetunde. Ja kui me puutume kokku ühtede või teiste sündmuste ja olukordadega, on need kõik meie ülesanded. Mõnikord juhtub nii, et kui üks pere on purunenud, ehitab teine pere oma uut algust. Kõik algab uuesti. Kui varem oli juba teine pere ja selles peres on lapsed, need, kellele vanemad andsid elu, kuidas sellesse suhtuda? Kuidas neid omaks võtta? Mu sõbrad, võõraid lapsi maa peal ei ole. Kõik inimesed, lapsed, absoluutselt kogu inimkond, see kõik on üks ainus jumalik tervik. Nagu piiblis öeldakse, kõik on vennad ja õed. Kui geneetikud uurisid inimese geneetilist koodi, jõudsid nad järeldusele, et inimene pärineb ühest indiviidist, ühest olendite paarist. Ja see fakt tõestabki just seda protsessi, et meie teiega oleme kõik omavahel sugulased ja lähedased inimesed. Võõraid inimesi maa peal ei ole, kuigi inimesed elavad eri riikides ja neil on erinevad geneetilised koodid, oleme me sellest hoolimata kõik lähedased. Kuidas võtta neid lapsukesi omaks kui omaenda lapsi ja mitte olla neile võõras ema, vaid hooliv ema, ema, kes hoolitseb, ema, kes armastab, ema, kes õpetab, võtab omaks, arendab ja aitab neil lastel teostuda. Nad ei ole võõrad, nad on teie omad, kallid emad, kellel on tulnud tule või kellel kujunesid asjaolud nii, et kõrgema meele ehk looja poolt on määratud, et teie peres ja teie elus pidi see olema just täpselt nii. Ja kui see on nii, tähendab see, et need lapsed tuleb omaks võtta ja neid armastada nagu omaenda lapsi, kes on samuti Jumala ehk looja lapsed. Võõraid lapsi pole olemas, kõik, mis meid ümbritseb, inimesed, lapsed, elu, need on kõik meie lähedased inimesed. Ja kui juhtub nii, et tuleb luua uus pere, siis see tähendab, et nii ongi vaja. See tähendab, et teie hing valis just nimelt sellise kogemuse, mis tähendab, et tal puudus veel see vajalik kogemus ja hing, mõttesuunaja ning looja jälgivad teie reaktsiooni, milline ema te olete. Kas te suhtute lastesse kui võõras ema või armastav ema? Olge kõige imelisem ema maa peal.